Tere! Täna oleme tulnud õue. Õues on ilus talveilm ja proovime teha mõned harjutused mängud laugel maal ja meil on ka väike mägi siin. Oleme kaasa võtnud kelgu, liulaua, siis on selline matt ja püüame rõõmu tunda ilusast ilmast ja ägedast seltskonnast. Täna teevad minuga kaasa Evert, 9-aastane Elias, 3-aastane ja Herman, 8-aastane. Ma loodan, et sa leiad ka endale mingisuguse vahendi ja naudid samamoodi oma perekonnaga aega. Proovime teha kelgu surfi. Selleks on vaja loomulikult siis kelku, tõmbajat, suuremat inimest ja siis keegi, kes hakkab surfama. Asendeid võib olla erinevaid. Teeme niimoodi, et Herman proovib esimesena kükis olla ja vaata, kas suudad niimoodi püsida kelgu peal, et mina tõmban ja sina oled seal küki asendis. Proovime. Ja vaata, kas suudad käed ka lahti lasta. Nii. Mina proovin sind võimalikult stabiilselt siis tõmmata niimoodi, et sa oleksid peal. Kas tunne on kindel? Tunne on kindel. Teeme natuke kiiremalt siis. Saan ka sooja. Nii. Vaatame, kas me suudame natukene raskemaks harjutust teha. Tule püsti. Nii, just, et kui hakkad surfama, siis ei ole mitte päris sirge ja näoga sinna sõidusuunas, vaid pigem küljega, jalad natukene harkis ja põlvest kõverdatud ka. Ja võid kätega ka natukene hoida tasakaalu käed kõrval ja vaatame, kuidas tuleb. Ma alguses jälle tõmban natuke rahulikumalt sind ja siis vaatame, kas me saame hoogu juurde ka panna. Ringis on muidugi raskem hoida tasakaalu, aga vaatame, kuidas välja tuleb. Väga hästi, Herman. Nii, hästi, suutsid hoida. Nii, väga hea. Järgmine harjutus on selline, kus on rohkem kätetööd, ehk siis lähme põlvili kelgu peale või Herman läheb siis oma liulaua peale ja nüüd saame hakata kätte abil liikuma. Sa võid niimoodi kätega tõmmata ja lükata ja mõtle, kuidas sa saad liikuma. Sa ei püsi peal seal, jah? Laud on libe, aga teeme siis vahetuse. Ma annan sulle kelgu, vaatan, kas ma ise saan selga hakkama. Korralik väljakutse. Nii, äkki. Niimoodi. Sellega on raske pöörata. Siin on sooned sees. Nii, aga said liikuma. Aga teeme siis juba väikse võistluse ka. Teeme niimoodi, et võtame joonele. Tule siia minu kõrvale. Ja pane omal see nöör ka sisse. Paneme mingisuguse selle piiri ka. Vaata, ma panen oma kinda. Nii. Teeme niimoodi, et ümber seal kinda peab tulema. Nii. Ja sina ütled siis, kui sõit algab. No nii. Ise valik, kummalt poolt lähed. Nii, nagu ma ütlesin, see keeramine on raske. Aga tulen. Nii, läks, Herman. Fotofiniš tuleb siit vist. Ja viimase kelgu tõmbega vist saime viigini. Ühesõnaga, siledal maal, kätte abiga ja kas siis edasi-tagasi slaalomit igat moodi saab liikuda. Nüüd vaatame, kui kaugele me suudame libiseda. Ehk siis koduste vahenditega või käepäraste vahenditega paneme paika sellise joone või punkti, kust algab mõõtmine ja siis võtame ka mingisuguse vahendi, mis jääb siis selleks lõpp-punktiks libisemisel
ja tulemuse paika panemiseks nii-öelda. Ja ise näeb see välja selline, et nii kaugelt saad hoogu võtta, kui soovid, aga siit alates tuleb hakata libisema, et siit nii-öelda üle selle joone ei tohiks minna. Ja libised nii kaua, kui suudad ja siis vaatame, kui kaugel suudad. Kumma vahend sa valid, kas kelgu või liulaua? Hästi, no vaatame, kumb parem libiseb. Nii. Nii. No tulemus on kirjas, vaatame. Nüüd teeme minu kord. Ma valin endale, aga teeme siis juba mõlemad samaga. Et siis on võrdne võistlus. Mõtlen endale kohe mõõteriista kaasa. Nii. Ja saite nüüd valmis ja läks. No peaaegu. Nii, ma tõstan neist ära, et ei takistaks. Teeme niimoodi, mõlemal on 3 katset. Järgmine on sinu kord jälle. Nii, sul on oma rekord ees, siis seal punane pall. Vaata, kas suudad kaugemale. No, tuli kõvasti rekordi parandus. Ilmselgelt on praegu tegemist lausa raja ja võistluste rekordiga, nii et kui mitte maailmarekordiga, aga Kõrveküla rekord veel kindlasti. Aga vaatame korraks, ma vahetan vahendit. Ma igal juhul oma tulemust parandasin. Nii, pane siia. Ja viimane katse. Kas soovid üldse viimast katset, kui oled nii kindel oma võidus ja et sa oled väga rahul sellega või arvad, et suudad parema? Ma võtan selle oma tossu siis teest ära. Nii. Hästi. Ma igaks juhuks sulle 4. ega 5. katset ei anna, sellepärast, et autotee juba on liiga lähedal ja sõitsid veel tagurpidi selle. Nii et ma jätan oma katse ära. Igal juhul iga korraga tuli parandus ja libisemine oli hea. Nii et vaadake, kuidas teil koos tuleb. Nii, meil oli vahepeal siin sõitja vahetus. Ehk siis järgmised harjutused me teeme selliselt, et laps saab olla kelgu peal ja kindlasti peaks olemagi ühesõnaga mingisugune tõmmatav nöör või vahend, et seda puhtalt liulauga ei saa teha. Nii, hakkame driftima. Sina tead, mis driftimine on või? Hakkame kiiresti sõitma ja siis vaatame, kas me saame natukene pöördeid ja kiirust ka juurde lisada. Kõigepealt proovime, nii, midagi huvitavat täitsa, muidugi võtta endale masinasse. Nii, aga teeme siis niimoodi, et sõidame lihtsalt siin alguses ringi. Vaatame, kui kiireks meil see hoog läheb. Ja hakkame pöördeid ka juurde panema, eks. Nii, teeme alguses lihtsalt ringi. Veel või? Nii. Kas on liiga lihtne või? Kas on liiga lihtne? Tahad kiiremini või? Nii, ma olengi pannud sinna juba juurde jällegi käepäraste vahenditega sellise väikse slaalomiraja ja vaatame, kas me suudame slaalomiraja ka läbida niimoodi, et laps püsiks kelgu peal. Lapsi üleangistel ongi siis kelgu peal püsida ja hoida tasakaalu ja oma kehasendiga, keha hoidmisega. Ei pea püsti tegema. Kui keegi tahab või midagi püsti teha, aga Elias otsustas, et tema on istudes kelgu peal. Nii et hoia siis kõvasti kinni ja ära maha kukku, on ju. Vaatame, oled valmis ja läks. Läheme driftima. Meil on liiga väikesed vahed, aga ei ole hullu. On kogenud driftiga tegemist ja sõideti üle takistuse. Aga kohe jälle kelgu peale. Ja jätkame kohe sõitu. Paneme uuesti need takistused. Oled valmis? Ja pöörded, hoia kinni.
ja kinni. Kohe oleme finišis. Ja jõudsime kohale. Saime tehtud. Püsisid peal. Veel arvatud see üks kord. Kui slaalomiga saime hakkama, proovime ka korralikult drifti teha, ehk siis karusselli, lasta asemel sõõrikuid, nagu öeldakse, aga nüüd on eriti tähtis see, et hoiad siit äärest kõvasti kinni, on ju. Nüüd me hakkame ringiratast keerutama. Oi kinni. Kas läks liiga kiireks hoogu või? Ei läinud. Kas proovime ühe korra veel? Aitab küll, liiga kiire on. Kui juba mäel oleme, siis loomulikult tuleb lasta mäest ka alla. Et meil on jällegi siin erinevad vahendid, eks, et lumelaud ka tuli vahepeal juurde. Ehk siis erinevates asendites on praegu hetkel kestlased püsti, kõhuli ja põlvili. Et läks, poisid, saate allasta. Nii, Herman läheb püsti. Elias, sina saad minna kõhuli. Oled valmis? Ei, ära hoia kinni. Nii, tõmbad nüüd kaasa. Olgu, kõhuli ja põlvili lähevad siis koos kõrvuti. Jaa. Hästi. Herman läheb veel. Ja püsti ka siis, eks, et võib lasta kelguga, lauaga, aga loomulikult tuleb väga ettevaatlik olla, et meil on ka täna selline jäine mägi. Ja alati on, mida madalamal on see raskus kese, seda parem on, lapsed on õnneks väiksemad, madalam kukkumine, aga võib alustada ka sellisest poolküki asendist, põlved kõverdatud, jalad harkis, võib olla umbes õlgetõiuselt ja jällegi käed kõrval, et mitte sõida nägu ees, vaid jällegi külg ees. Nii, liulaua ka veel püsti alla, et kelguga on natuke raskem. Vastlaliugu ei pea laskma ainult vastla ajal. Vastlaliugu võib lasta iga päev, kui lumi on maas. Ehk siis nüüd vaatame, kui pika liugu keegi saab lasta. Panime paika jälle stardijoone. Ise võid valida, kas sa võtad hoogu, teed koha pealt, hüppad, jooksed, roomad ja peasid siit algab liug pihta. Pärast seda joont enam hoogu lükata ei tohi. Kohe Elias ja jällegi asend saad ise valida. Kas lähed kõhuli või selili või istudes. Nii, Elias, sina oled valmis? Oled valmis ja läks siis. Paneme tulemuse ka paika. Ära veel teised ei tule. Nii, esimene tulemus on kohe paigas. Korralik märk on maha pandud. Paneme Elias jalanõu siia. Tule siia. Tule Elias eest ära, vaatame, kes järgmisena tuleb. Järgmine sportlane on meil Herman. Tema otsustab vist. Jaa, võid tulla. Võtad väikse hooga ka. Nii, põlvili. Kelk on natuke raskem juhtida, aga tuleb kaugemale ja saab kirja sellise tulemuse. Nii, Evert, sinu kord. Nii, vaatame erinevad vahendid ka, nii et võrdleme võrreldamatuid asju ja üle Eliase tulemuse ja natukene rohkem kui Eliasele. Nüüd paneme lisaks liulaskmisele proovile ka natukene osavuse ja kiiruse reaktsioonivõime. Ehk siis ma olen pannud siia mäe peale 4 jalatsit ja Everti ülesanne on, et mäest alla liulaskmise ajal ära puutuda või minema lükata või kui on teinekord mugavamad vahendid, siis võib ka ära endal võtta kelgu peale, aga praegu me teeme niimoodi, et piisab ära puutumisest. Nii et vaata, kuidas sa hakkama saad. Nii, 2, 3, 4. Hästi. 4-4. Paneme jälle tagasi. Vaatame järgmine sportlane. Nii, rajal on tulemas teine sportlane ja vaatame, kuidas temal läheb. Jällegi, asendeid võib vahetada. Kõhuli, selili, põlvili, kas või kükis püsti, et kuidas fantaasia
ja kehaline valmisolek võimaldab. Nii, Herman, oled valmis, vaatame, kuidas läheb. 1, 1, 2, 3, 4. No ilmselgelt oli siin täiesti teise strateegiaga minek, et selline lammutamine tank. Nüüd, kui enne proovisime neid ära puutuda, korjata, siis nüüd vaatame, kuidas slaalom tuleb nende vahelt läbi. Ehk nüüd ma ütlen kohe su reeglid ette ära, et nende jalanõude pihta minna ei tohi. Ehk siis sa pead sealt vahelt läbi suutma ennast liigelda. Oled valmis? Ja võid minna vaata, kuidas saad hakkama. Käteabi ja kõike võid kasutada. Vahepeal tohi lihtsalt vahendi pealt ära tulla. Nii, üks ühe vahe sai tehtud. Et targutada on muidugi lihtne, aga vaatame, kui oma nahk mängus on, kuidas siis hakkama saame. Vahend aga muidugi teine. No, peaaegu. Ikkagi sellele kolmandaks pihta, aga vähemasti esimesest väravast sai enam-vähem läbi. Järgmine ala on meil inspireeritud laskesuusatamisest. Meil neid vahendeid ei ole, aga teeme oma viske kelgutamise. Ehk siis ma räägin kohe reeglid. Evertil on kelk. Kelgus on tal 3 viskevahendit ja stardijoon ongi siin üleval. Tema ülesanne on nüüd minu stardikäskluse peale sõita kelguga alla. Siis on seal üks nii-öelda joon, kust... Jah, sina oled stardikäskluse kindlasti juures. Ja kui nüüd laseb liugu alla, siis sealt lumelaua tagant peab saama 3 tabavat viset väravasse. Kui kõik 3 viset on edukad, siis võib kiiresti üles tulla koos kelguga ja siin üleval läheb aeg kinni. Kui juhtub niimoodi, et 1 või 2 või 3 vahendid lähevad sellest väravast mööda, siis tuleb nii palju trahviringe teha ümber selle lumelaua ja värava, kui palju siis mööda läheb. Ehk siis sinu käes on võimalus teha selle raja rekord. Tähelepanu, valmis, läks. Ülesanne on sõita siis võimalikult kiiresti alla. Nii, ja tõesti hoog on kiire, tuleb saada sinna joone taha, et 3 tähevad. 3-st 1, 3-st 2, 3-st 3 ja kiiresti kelguga ülesse ja finišjooneni. Finišjooneni vaja jõuda ja vaatame, mis aeg tuleb. Ja kohe saad alla lasta. Nii, ruttu ülesse. Järgmine sport on 31,82. Järgmine liug paneb proovile meie koostöö. Ehk siis meie ülesanne on siit mäest niimoodi alla lasta, et me jõuaksime võimalikult kaugele ja alustaksime ja lõpetaksime kõik koos. Ehk siis hoiame mehed kokku ja vaatame, kui kauge liu me teeme. Olete valmis? Lükka maa sisse. Ja ärge lahti laske. No nii. Suutsime lõpuni püsida. Kas vahetame veel asendeid või? Proovime sõita ka rongina, ehk siis mina olen vedur, mul on üks vagun taga ja siis kõrval on veel siin üks üksiküritaja, ehk siis meie ülesanne on kolmekesi, kes me oleme siin järjest, hoida üksteisel kõvasti kinni ja jällegi jõuda lõpuni. Kõige ees peaks olema muidugi kõige raskem ja kõige kiirema vahendiga. Vaatame, kuidas meil läheb. Nii, hoogu meil vaja. Ja... Jah, teeme ühe rongi katsetuse veel, et nüüd on juba meil üks vedur ja 2 vagunit ja vaatame, kuidas me selle rongi suudame sinna alla viia. Aga valmis ja läks. Kõige raskem on
rong käima saada, aga kui ükskord ta liikuma läheb, siis ei saa pidama äkki. Ära pane oma käsi siia alla. Viimane vagun. Viimane vagun lendas ära ja rongi õnnetus oli. Kuidas? Sulle või?